spordiuudised. Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Lisaks Mikk Pahapillile ei löö kergejõustike Eesti meistrivõistluste 10 võistlus kaasa ka Andres Raja, kes viitas samuti väikestele vigastustele. Tippklubid mässavad. Tippjalgpalliklubid ähvardavad taas FIFA ja UEFA võistlustele selja keerata, juhul kui nende finants- ja kalendri küsimusi puudutavad muresid kuulda ei võeta. 2014. aastani kehtiva kokkuleppe kohaselt on klubid kohustatud osalema UEFA egiidi all peetavatel võistlustel ning andma mängijad rahvuskoondisse käsutusse. Kuid nüüd rääkis München Bayerni president Karl-Heinz Rummenigge ajalehest The Guardian revolutsioonist, mis peaks päädima uue superliiga loomisega. Jalgpallist veel. Ooper vigane. Michael Schumacherit on vaja ainult uut autot, et jälle võitma hakata, ütles Ferrari piloot Fernando Alonso. Vormel 1 piloot Fernando Alonso ei usu, et 7-kordne maailmameister Michael Schumacher on oma oskused minetunud. Aga veel ka jalgrattaspordist 97 kilomeetrit tunnis ületas kiirust Astana jalgpallimeeskonna purjusliige Valentin Iglinski oma autoga Prantsusmaa teedel. Iglinski sõitis 203 kilomeetrit tunnis alas, kus oli lubatud 110 kilomeetrit tunnis. 6 NBA kogemusega mängijad kuulub EM Hispaania korvpallikoondisesse. Need on Pau, Rudi, Jose, Mark, Ricky ja Serge. Jalgpallist veel. Homme toimub valikgruppide loosimine. Homme loositakse Brasiilias 2014. aasta jalgpalli MM-kvalifikatsiooniturniiri alagrupid. Eesti kuulub Euroopa tsoonis loosimisel 5. tugevusgruppi. Ning Asmer on tagasi F3-S-is. Nii palju siis nendest. Ajad aega.